Head kuulajad ja vaatajad. Täna peatun teemal, mis esmapilgul ei aseta minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride tavapärasesse formaati, et mis avab kogu formaadipärase temaatika tausta. Juttu tuleb USA justiitsministeeriumi poolt osaliselt avalikustatud toimikutest, mis puudutavad Jeffrey Epsteini tegevust ja kontakte. Ehkki miljonitest failidest koosnev kogum on avaldatud vaid osaliselt, sisaldab desinformatsiooni tunnustega ja raskesti kontrollitavat teavet ning on ka rängalt tsenseeritud, avaneb meile sellegi lukuaugu kaudu jahmatav, samas aga kainestav vaade. See on äärmiselt piiratud, kuid hirmuäratavalt sünge pilk maailmale, mille kohta meil on pikalt väidetud, et seda ei eksisteeri. Kui ehk mõned näitlikud erandid välja arvata, ei soovi ma pikemalt peatuda konkreetsetel inimestel ega haiglast meediakammu tekitanud kaasustel, sest need toimivad nii-öelda jänesurgudena kõige olulisemalt tähelepanu kõrvale juhtimiseks. Selle asemel püüan mõista, millega meil on laiemalt tegemist ja miks see peaks meile kõigile korda minema. Enne edasiliikumist on siiski kohane meenutada, et laiahaardelise ärimehe ja seksuaalkiskja topeltkuvandiga Epsteini ainsaks süüdimõistmiseks jäi 2008. aasta Florida osariigi kohtu otsus seonduvalt alaealisega suguühtesse astumise ja alaealiste prostitutsiooni vahendamisega. Kuigi kahtlustusi ja süüdistusi esitati Epsteini suhtes ka varem, suutis ta kõik eelnevad olukorrad lahendada erinevate kokkulepetega. Seejuures on tähelepanuväärne, et globaalse haardega tegutsenud mees suutis kohtumõistmisel vältida föderaaltasandit, hoolimata sellest, et föderaalprokurörid olid algselt protsessi kaasatud. Minnes kokkuleppele Florida prokuratuuriga, saavutas Epstein täieliku immuniteedi oma varasema tegevuse suhtes ja talle määrati karistuseks 18 kuud vabaduse kaotust Palm Beachi maakonna vanglas. Reaalse vanglakaristuse pikkuseks kujunes aga 13 kuud, millest suure osa veetis Epstein oma kontoris, väljaspool vanglat. Ühtlasi on märkimisväärne, et kuritegude ohvreid kõnealuse kokkuleppe sõlmimisest ja selle sisust ei teavitatud. Ehkki hiljem tunnistati see nende õiguste rikkumiseks, puudus neil kokkuleppe vaidlustamise võimalus. Niisiis polnud diil mitte ainult erakordselt leebe Epsteini suhtes, vaid ühtlasi kaitsesse strukturaalselt kõiki temaga seotud isikuid. Jäi vaid üks moment. Epstein oli kohustatud end seksuaalkurjategijana arvele võtma. Kuid nagu tulevik näitas, ei kujutanud ka see bürokraatlik formaalsus endast tõsiselt võetavat punast lippu USA ja lääne õiguskaitseorganitele ega ammugi mitte Epsteini ülemaailmsele kontaktide võrgustikule. Möödunud aasta novembris USA kongressis vastu võetud ja president Donald Trumpi poolt allkirjastatud läbipaistvuse seaduse kohaselt oli kõigi Epsteiniga seotud failide avalikustamise tähtajaks 19. detsember. Nagu teada, paraku selleks ajaks dokumente ei avalikustatud. Kuigi Epsteini niinimetatud kliendinimekirja ja temaga seotud dokumentide avalikustamine oli Trumpi üks keskseid valimislubadusi, olime terve 2025. aasta jooksul tunnistajateks kestvale venitamisele, hämale ning küsimuste esitajate ründamisele ja häbimärgistamisele. Järeleandmatult Epsteini failide avalikustamise eest seisnud vabariiklasest kongressi liige Thomas Massie on aga saanud Trumpi varjamatu avaliku vaenamise objektiks. Kui algselt teatas justiitsministeerium, et tuvastas rohkem kui 6 miljonit potentsiaalselt asjakohast lehekülge või faili, siis pärast andmete redigeerimist ja tsenseerimist avaldati neist vaid umbes 3,5 miljonit. Neistki, nagu juba mainitud, aukartust äratav osa raskelt tsenseeritud. Oluline on tähele panna, et otsused seonduvalt sellega, millised dokumendid ja millises osas avalikustada, olid justiitsministeeriumi kontrolli all. See omakorda tähendab, et valitsusel on olnud võimalus kõige tundlikumat teavet kinni pidada. Seetõttu ei maksa sellest, keda on ja keda ei ole avalikustatud dokumentides nimetatud, teha suures plaanis väga kaugele ulatavaid järeldusi. Siiski on isegi üksikute infokildude abil kokkupandav pilt sõna otseses mõttes õõvastav. Materjalidega tutvujaid ei üllata enam niivõrd Epsteini isikuga seonduv, mis on üldteada, vaid pigem jahmatavad näited laiema globaalse eliidina käsitletava seltskonna maailma ja inimkäsitlusest ning nende modus operandist ehk tegutsemisviisist. Avaneb maailm, mida paljud on küll servapidi aimanud, aga mis on seni siiski arvatud vandenõuteooriaks. See tõepoolest ongi mitteametlik ja salajane globaalne klubi, mis moodustub üht või teistpidi mõjuvõimsatest inimestest, kes kõik üksteist piisaval määral tunnevad, aitavad ja vajadusel ka kaitsevad.
Kuigi dokumendid ei suuda ehk tõestada otsest kuritegelikku vandenõu, kinnitavad need enamiku vandenõuteooriate taga peituvat uskumust, et eliit saab erikohtlemist, on kaitstud reeglite eest, mis peaksid kehtima võrdselt kõigile ja et eksisteerib piirideülene korruptsioon sõna kõige laiemas ja sügavamas tähenduses. Epsteini isiklike kontaktide palett on tõeliselt kirev. Sellelt leiab nii tehnoloogia miljardärid, ekspresidendid, Briti, Norra ja Saudi kuninglikud perekonnad või jõukondlased, praegused ja endised tipp-poliitikud ja tippametnikud, ärijuhid, kultuuritegelased, showmaailma tegijad ja akadeemikud, parem- ja vasakpoolsed, konservatiivid ja liberaalid. Väliste, petlikuks disainitud tunnuste taga peidab end ringkaitsega ümbritsetud klass, mis tegutseb sisuliselt väljaspool seaduseid, oma enese kehtestatud reeglite maailmas. Nähtub, et klassi solidaarsus on tõesti reaalne, lihtsalt mitte selle klassi sees, kus Karl Marx seda näha soovis. Nagu materjalid näitavad, jäid paljud Epsteini mõjukad kontaktid asjaosalisega lähedastesse suhetesse ka pärast tema süüdimõistmist 2008. aastal. Ehkki arusaadavatel põhjustel kõnetab tänapäeva meediatarbijat ennekõike kõik seksi, eriti perverssustega seonduv, toimis see tasand Epsteini ettevõtmistes eeskätt seatud eesmärkide saavutamise vahendina. Me näeme viiteid võimalikule rahapesule, relvakaubandusele, võimuga kaubitsemisele ning kitsamale ja laiemale poliitika kujundamisele riikide ja regioonide mastaabis. Ning jah, lisaks paljudele eilsetele ja tänastele absoluutsetele tippudele korduvad ka perekonnanimed Rothschild, Rockefeller, Soros ja teised tavalised kahtlusalused. Ja mitte ainult. Sest kinnitust sai Epsteini varasem avaldus, mille kohaselt oli ta muuhulgas ka Rockefelleri asutatud trilateraalse ehk kolmepoolse komisjoni liige. When you got on the Trilateral Commission and had the first, do you remember where the first meeting was? It was in Tokyo. In Tokyo. In what hotel? I would like to say the Hilton, but it's probably not. And it's a 3-day, 4-day? Give me some 3-day event and walk me through the whole thing. Speeches. It starts with a dinner. Just walk me through it. It was boring. You couldn't possibly think it was boring. It's bullshit. It was boring. You had to be stars in your eyes. No. Kuigi Epstein oli pedofiilist seksuaalkurjategija ja demokraatide rahastaja, pakkus talle pärast süüdimõistmist avaliku kuvandi taastamiseks meediakoolitust vabariiklasest poliittehnoloog Steve Bannon. Mees, kes ise reklaamis end dekadentliku liberaalse eliidi vastu võitlejana. Oma hüva nõu ja toetust ei keelanud perverssele hedonistile ka vaga vasakpoolse akadeemiku kuvandiga Noam Chomsky. Ei olegi tähtis, kas teravale kapitalismikriitikule piisas luksuslikest lennutundidest Epsteini eralennukis või rahuldas teda nii-öelda all-in puhkusepakett erasaarel. Tuleb paraku nentida, et nii mõnedki ühiskonna kuulsamad populistlikud outsiderid on sügavamal tasandil tegelikult vägagi insiderid. Sest see on üks klubi. See on klubi, kus saab investeerimisalast nõu vahetada Palantiiri asutajate ja Iisraeli peaministritega, kasutada Suurbritannia peaministri büroost laekuvat siseinfot, kontrollida Pariisis asuvat Araabia maailma instituuti, suunata rahuläbirääkimisi Palestiina vabastusorganisatsiooni ja Iisraeli vahel ning palju muudki. See on klubi, mille paljud liikmed on otsesidemeis Iisraeli või sionistliku agendaga, aga millele näivad viisil või teisel katet tegevad paljude riikide jõuametkonnad. See on ka klubi, millest FBI ja CIA peadirektorid pole väidetavalt kuulnudki. Ei tasu muidugi unustada, et visiitkaardi kohaselt oli Epstein investeerimisjuht, kitsamaks erialaks maksudest kõrvale hoidmine. On teada, et ta andis nimelised soovitused teenuste saamiseks JP Morgan Chase'i pangas nii Bill Gatesile, Sergei Brinile kui ka Larry Summersile, aga samuti Benjamin Netanyahule ja teistele. Mis oleks täiesti absurdne, kui võtta seda pelgalt sõna-sõnalt või nimiväärtuses. Esimiljardäridest raskekaalased vajavad kõrgliga pangas soovitajat eestkostjat. Aga me saame muidugi aru, et tegemist ei olnud päris tavapärase pangateenuse osutamisega. Pigem aitas Epstein mitmetel oma kontaktidel nende tegelikke sissetulekuid ja kulutusi varjata, kasseerides selle eest tasu valuutas või teenetes. Seetõttu võiks arvata, et paljudel juhtudel ei pruukinudki olla inimeste mõjutamine kompromiteerivate materjalide kaudu tingimata vajalik. Aga luurekaanonite kohaselt olnuks patt jätta sellised garantiid tekitamata, mistõttu neid ka tekitati. Ja tekitati, nagu paistab, hulgi ja õige rõvedaid. Nagu luurametkonnad seda rutiinselt teevad. Samas näib, et mitmetel juhtudel olid inimesed ise täiesti situatsiooni teadlikud, võttes seda klubi liikmelisuse loomuliku osana.
sest miski ei seo teatavasti nii nagu ühine kuritegu. Nii näemegi Epsteini toimikutest avaldatud pinnalt välja joonistumas pilti, kus võim võimaldab ja võimestab eliidi kuritegelikke operatsioone ehk teenib nende huve, mitte ühist hüve. Näeme institutsioonilist argust ja totaalset läbikukkumist põhiseaduslike kohustuste täitmisel. Näeme haavatavat ja äärmiselt kallutatud õigussüsteemi. Ja see kõik on kardetavasti mitte lihtsalt jäämäe veepealne osa, vaid tipu väike fragment. Seetõttu ei puudutagi üks põletavaim küsimus niivõrd Epsteini isikut, temasuguseid on ju kindlasti rohkem, vaid pigem seda, kas lääne ühiskonnad, nii-öelda demokraatiad, on valmis ja võimelised vastutust ka ülespoole rakendama. Ilmselt mitte. Igal juhul lõi toimikutest nähtuv tugevalt läänemaailma kultuurilise närvi pihta, sest nii-öelda ebapüha liidu moodustasid siin meeletus mastaabis raha, täieliku moraalitusega kombineeruv jumalakompleks, absoluutne võim ja totaalne karistamatus. Olenemata sellest, kas erinevates seostes toimikutes figureerivad konkreetsed isikud panid väidetavaid kuritegusid toime või mitte, viitab ainuüksi üldine optika eliidi seas valitsevale rituaalsele vaikimise ja ringkaitse kultuurile. Siiski, vaatamata niinimetatud liberaalse maailma ja inimese käsitluse progressile on alaealiste seksuaalne ärakasutamine ja laste perverteerimine endiselt üks väheseid küsimusi, mille suhtes valitseb lääne avalikkuses siiani peaaegu täielik moraalne konsensus. Sellele teemale ei ole võimalik tekitada lihtsustatud ja polariseerivat kultuurisõja raamistust ning siin ei saa etendada moraalset relativismi. Kui aastakümneid käsitleti organiseeritud lastekaubandust ja laste karistamatut seksuaalset ärakasutamist pigem vandenõu teooriana või püüti seda esitleda äärmuslike juhukaasuste võtmes, siis nüüd peaks pilt olema teine. Eksisteerivad reaalsed, dokumenteeritud inimkaubanduse võrgustikud. On nimekirjad ja diagrammid üht või teistsugust seotust evivatest isikutest. On tänaseni elus olevad ohvrid, nende andmed ja tunnistused. Pikka aega ignoreeritud ohvrite hääl on küll vaigistamise kihistustest läbi murdnud, aga nagu ikka, liiga vähe ja liiga hilja. Ühemõtteliselt näeme aga seda, kuidas institutsioonid vedasid ohvreid korduvalt ja julmalt alt. Kannatanuid sunniti vaikima nii sotsiaalse surve kui ka juriidiliste abinõudega. Ja ometi muutsid nende tunnistused kehtestatud narratiivi. Õõvastavast skandaalist hargnes sissevaade mitte ainult süsteemsele väärkohtlemisele, vaid globaalse eliidi väärastunud ja üdini korrumpeerunud paralleelmaailmale. Kokkuvõttes sai sellest omamoodi metafoor ajastule, milles me elame. See on eliidi korrumpeeritus, äärmine moraalne silmakirjalikkus, vastutuspõhimõtte ja vastutusmehhanismide kokkuvarisemine ning klubisse mittearvatute äratundmine, et õigus ja õiglus küll ehk eksisteerivad, kuid jäävad siin ilmas kättesaamatuks. Ajastul, mida tehniliselt toodetava info ülekülluse taustal iseloomustab juba niigi üha süvenev umbusaldus ja polariseerumine, lõikab see kui kaheteraline mõõk. See ühtaegu kinnitab ja masendab. Järgib ju kogu läänemaailm nii-öelda esindusdemokraatiat. Vabatahtlikult oma häält delegeerides tahaksime kõik uskuda, et hoolimata teatud korruptsioonist ja nähtavast ebatäiuslikkusest on süsteemid tervikuna ikkagi õiguspärased ning töötavad meie huvides. Raske on seda usku säilitada. Aga kas peaksimegi seda säilitama? Lihtsustatud kuvandid, nagu oleks mõni konkreetne poliitiline figuur, näiteks Trump kõnealust korrumpeerunud süsteemi täie kindlusega maha lammutamas, paistavad paratamatult naiivse või ebasiirana. USA justiitsministri ja selles ametis ka peaprokuröri Pam Bondi hiljutine etteaste USA kongressi ees kõneles igal juhul päris selgelt vastupidist keelt. Näiteks, vastata väga tõsisele ja põhjendatud küsimusele, miks pole esitatud riiklikke süüdistusi isikute suhtes, kelle kohta on olemas laste ja alaealiste suhtes toime pandud rasketele seksuaalkuritegudele viitavad tõendid, et selliste küsimuste esitamise asemel peaksime hoopis rääkima Dow aktsiaindeksi rekordkõrgustest, näitab mitte ainult poliitikas laialt levinud ebasiirust, vaid sügavat moraalset läbikukkumist. Et mis ta siin jaurate laste vägistamisest, vaadake parem aktsiaturgude erakordset edulugu. Sellele on raske midagi lisada. The Dow right now is over. The Dow is over $50,000. I don't know why you're laughing. You're a great stock trader, as I hear, Raskin.
The Dow is over 50,000 right now. The S&P at almost 7,000. And the NASDAQ smashing records. Americans' 401ks and retirement savings are booming. That's what we should be talking about. We should be talking about making Americans safe. We should be talking about, what does a Dow have to do with anything? That's what they just asked. Are you kidding? Mr. Jordan. Lääneriikides on terve põlvkond kasvanud üles 9-11 valenarratiivi tuules ja selle lummuses. Valmis usaldama, koonduma ja väidetava suurema hüve, ennekõike julgeoleku nimel, oma õigustest ja vabadustest või ka oma varast lahti ütlema, kannatama. Kahtlused ametlikes narratiivides aga süvenevad, sest selginevad märgid, mis viitavad orkestreeritud sündmustele ja protsessidele, süsteemsetele valedele. Finantskriis, rohepöörde sildi all toimuv Euroopa deindustrialiseerimine ja jõukuse ümberjagamine, pandeemia, sõjad. Üha raskem on väljajoonistuva tegelikkuse ees silmi sulgeda, keelduda nägemast kaadri taga võõraid huvisid, uskuda lava hõivanud poliitikutest ja ühiskondlikest arvajatest näitlejaid, muljete loojaid, eksitajaid või otsesõnu valetajaid. Ühe pettuse kihi uuega asendajaid. Kust tuleb ja kuhu läheb raha? Kes riisub koore ja kes pärib vaesuse? Vastused neile küsimustele peaksid vähemalt põhiosas olema suhteliselt vähese vaevaga kättesaadavad. Nüüd sõltub aga palju lääne ühiskondade silmade avamise ja nähtu tunnistamise julgusest. Kas ja kuidas suudab väidetav demokraatia selle kriisi üle elada? Või kas üldse peakski olemasolev, üdini korrumpeerunud, kuid end jätkuvalt väärtuste retoorikaga ehtiv ja teistele moraali lugev süsteem seda üle elama? Need on tõsised küsimused, mille üle tasub väga tõsiselt järele mõelda. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate, nagu ikka, minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kuulmiseni!